Mingil müstilisel kombel ei leidnud me oma Rumeenia mereäärset kämpingut üles. Tiirutasime, aga mida ei ole, seda ei ole. Google'ist otsides asus lähim sobiv koht aga alles Bulgaarias. Mõeldud tehtud, põrutasime Bulgaariasse. Piiriületus võttis aega vaid 30 minutit. Kui nüüd tagasi vaadata, siis camping Kosmos oli tegelikult päris lahe koht. Veidi ülerahvastatud, aga väga mõnusa sooja veega, igaõhtuse meelelahutusega restoranis, kus sai terve pere söönuks ja joonuks nii 25 euroga. Ja seal oli ka mõnus rannabaar ja mänguväljakud lastele. Võtsime aja maha ja veetsime seal vist 5 päeva. Randa minek, esimest korda. Muidu ainult järvede ääres käinud. Et pandi isegi varikatust üles. Pamparampara. Minge. Pamparampara. Meri, lõpuks ometi! Anna teada, kui sa ukse taga kohal oled. Kui sa kohal oled, kui sa lõpuks jõuad. Anna teada, kui sa ukse taga kohal oled. Kui sa kohal oled, kui sa lõpuks jõuad. Anna teada, kui sa ukse taga kohal oled. Kui sa kohal oled, kui sa lõpuks jõuad. Anna teada, kui sa ukse taga kohal oled. Kui sa kohal oled, kui sa lõpuks jõuad. Okei, kuga kell lööb nulli. Taba nüüd on seda südaetundi, sest õues on mehed, kes vilguvad tundris. Mõned on ammu meilt mängimas kulli, aga pole vahet, kogu öö on ees veel. Pole vahet, kas kõnnin või veeren, kirjutan pikalt, hammustan keelde. Ikka need sõnumid jõuavad teele, mis siis pole ammu enam vahet. 100 kummult kaela või raheta, 100 edasi kõikide vahet, sest ammu pole vaja mu motile taet. Kama 2 hashtagis tee seda, omas tempos elul laseb veereda. Homne pole tähtis, sest lihtsalt teen seda, öö muutub päevaks, kui lasta keerleda. Annan teada, kui ma ukse taga kohal olen. Kui ma kohal olen, kui ma lõpuks jõuan. Annan teada, kui ma ukse taga kohal olen. Kui ma kohal olen, kui ma lõpuks jõuan. Annan teada, kui ma ukse taga kohal olen. Kui ma kohal olen, kui ma lõpuks jõuan. Annan teada, kui ma ukse taga kohal olen. Kui ma kohal olen, kui ma lõpuks jõuan. Sul on kodu keset kivi džunglit, ma olen näidis ja taas kord teed selle poole. Nagu eelnevad kuud, sul on kõik muu ootel. Kott pime, aga tuled veel põlevad. Vaid faas loodad, et saad üles. Mina ka seni aega veel põletanud. Mott maas, kuni numbrid on üleval. Mis meist saab, seda teavad vaid jumalad. Liin on tumm, see on tants ühe sõnata. Hilisöö tund ilma telefoni kõneta. Kell 2 peale, siis jääme sulatan. Kas võib hoiatamata ukse sisse sõita? Mul on 2 kätt taskus ja beatback vanadest Bluetooth